Ja siin mulle meeldib Sir Richard Bransoni arvamus selle kohta, et tegelikult see, et klient on kõige tähtsam, on natuke iganenud arusaam, et tegelikult on ikkagi hoopis töötaja see kõige tähtsam. Ja kui töötaja on rahul ja ta on rõõmus, siis see kandub üle sellesse, kuidas ta klientidega tegeleb, nii et ja siis on ka kliendid rõõmsad ja väga tähtsal kohal. Aga selles mõttes koolkondi on erinevaid, arusaami on erinevaid, on ettevõtteid, kus toimetatakse natuke teistsugust arusaamade järgi ja saadakse ka edukalt hakkama. Kui te panite tähele, et ma ütlesin, et meil on olnud õnne, see on ka üks asi, mida mina arvan, mida igal inimesel peab elus olema ja paraku peab ka ettevõtluses olema. Ja kui nüüd natuke teaduslikumalt rääkida, siis õnn on paljuski mingisugune tõenäosus, mis paraku on üldiselt üpris väike. Siis kõige lihtsam võrdlus on lotovõit. Tõenäosus on väga madal, aga see on olemas. Ja üldiselt me seda tõenäosust väga mõjutada ei saa, aga me saame mõjutada kordustarvu. Ehk siis, kui mina ostan 1 pileti, aga mu sõber ostab 100 piletit, siis tema väljavaated ikkagi lotot võita on oluliselt paremad. Jah, muidugi on neid, kes üle rikastuvad, aga kui seda õnne ei ole, siis tuleb neid kordustarvu hakata nagu suurendama. Ja kui me vaatame näiteks suuri meistrid, näiteks Bach, kes oma elu jooksul komponeeris üle 1000 heliteose, või Picassot, kes tegi 12 000 joonistust ja 1800 maali, sinna veel skulptuurid, keraamika juurde, et palju nendest asjadest tegelikult kuulsaks sai, et see oli väga käpu täis. Ja mida ma tahan sellega öelda, on see, et selleks, et nagu õnnest osa saada, tulebki palju tööd ja vaeva näha, pingutada, mõtteid genereerida ja veel kord korrata ja uuesti pingutada, et kui te sõidate näiteks meie tipphooajal, ehk siis suvel sõidate Moomu majast mööda, siis te võite näha, et sealt tuled põlevad kell 9 või 10 õhtul ja mõnikord hiljemgi, et selles mõttes kiitus sul Allanile, et tema on eriti vastupidav mees, et tööpäevad ei lõppe tihtilugu 5 või 6 või siis see konkurentsieelis ikkagi konkurendi ees luuakse siis, kui konkurent enam tööd ei tee. Ja loomulikult, kui palju ideid ja mõtteid genereerida, et siis läheb asju nagu tuksi ka, et ega lähebki nagu valesti, see on täiesti loomulik, aga eriti meil, et me oleme tegelikult ju väga kogenematu meeskond, selles mõttes kogenematu, et meil on väga vähe kogemusi ja õpimegi oma vigadest ja võtame siis kas mingisuguse enesekindluse või arvamuse või kogemuse siis igast ebaõnnestumisest kaasa.